kolmanda päeva hommik või siis teine hommik Lätis, jah. Siuke tunne nagu oleks juba pikemat aega teil olnud. Vesi läks just keema, apsli, see ilus hetk päevast. Ja läheb siia vee sisse. Ikka ma ei õpi kunagi ära, et paremale poole kinni, vasakule lahti. Kui ma kuradi rattavõit-mutterit keeran, siis ma kuidagi, siis on mul see meeles, aga selle kuradi gaasitorbiku keeramisel ma keeran alati kõigepealt valele poole. Kusjuures täna hommikul peaks kontrollima, kuidas see, kas see kett on ka järgi veninud või ei ole. Ma üldse ei taha seda teha, sest et selle kontrollimiseks ma pean kogu kuradi pauna tühjaks tõstma, kõige all on mu tööliste komplekt. Ja siis tuleb seal kuidagi täis toppida. Kui veab, siis tuleb tal hakata mutterit ka keerama. Paremale kinni, vasakule lahti. Lefty loose, right tight. Oi, kuidas mulle ei meeldi asju kontrollida. Just sellepärast, et kui seda kontrollid midagi, siis võib selgudagi, et on midagi nässus. Ja siis peab selle ära parandama. Kui sa ei kontrolli, siis võid elada õndsas teadmatuses ja loota, et kõik on väga hästi. Mulle sobib see lootmine rohkem. Aga no mootorrattaga nii ei saa. Ja praegu ma kontrollisin ketti. Ja ei olnud ära veninud. Kõik on kombes. Yes! Hambapesu, suuhügieen on ka väga oluline. Eelmisel aastal, kui me käisime Olgariga Lätis, siis oma tütre nõudmisel ma pidin talle iga hommiku saatma pildi sellest, et ma pesen hambaid. Ärge küsige, miks tal see mure on. Nüüd näete teie ka, et ma pesen hambaid. Peske teie ka hambaid. Hambaravi on hirmus kallis. Üks asi mul jäi veel rääkimata. Ma olen nüüd oma ämmakasid maha võtnud. Aga see ei olnud nagu selles mõttes väga hästi positsioneeritud magamiskoht, et siin on suur parkimisplats taga, mis on muruga ümbritsetud. Ja ma ei valeta. Ma ärkasin selle peale, et murutrimmer pandi tööle. Ja trimmerdati, ma üritasin ignoreerida, ei saa, vähkren, ei saa magada, no ei saa. Siis ma hakkasin, tükk aega olin kannatanud, siis ma vaatasin, et huvitav, mis see kell ka on. Kell oli fucking 6 hommikul. Ma ei tea, mis kellast see vend tuli, minu meelest oli ta juba seal tund aega õõrunud seda muru seal oma trimmeriga. Ja no tõenäoliselt mitte nii kaua, aga mingi pool tundi küll. Tüüp oli 5:30 kohal, hakkas trimmerdama mul siin kõrva ääres. Vaikselt kaugenes, aga see ei muutnud asju, oli ikkagi talumatult oli. Ja ma arvan, et ta lõpetas kuskil 6:30 või midagi siukest. No, ma saan aru midagi, esmaspäeva hommik inimesele anti käsk, ega ta seda paha pärast ei teinud. Aga see oli päris karm ääratus, karmem kui eile hommikul. Ja siis hakkasid juba, kuna siin on siis väidetavalt Baltimaade kõige suurem raba ja rabatorn, siis kell 7 hakkasid juba siia tulema turistid. Kõigepealt tuli üks mingi sportlane, väikselt möödus mu ämmakest, siis läks peldikusse, tornid ei läinud. Siis tulid mingid perekonnad juba, siis järgmised perekonnad, et karauul. Siis ma jäin lõpuks magama ja siis hüüdis Olger, good morning Latvia. Aga siis oli kell juba 9:30, et ma saan aru, tuleb vähemalt nagu hommikuprotseduuridega pihta hakata, et saaks mõistlikul ajal liikuma. Aga ühesõnaga paras torture oli see hommik. Aga nüüd mul on juba, kohvi on, üks täis on joodud, teine läheb peale, tunnen ennast täitsa inimlikult ja mingi kuradi Läti vorsti söön siin otse pakist. Lätlased on mu lemmikrahvas maailmas ja nende köök on väga hea. Aga mida nad ei oska teha,
nad ei oska teha mingeid grilltooteid, vorste, neid on neil väga väike valik. Ja need, mis on, need on ka siuksed ja suur üllatus, kõik eestlased teavad Lätit juba, mina teadsin lapsepõlvest saadik juba, öeldi Läti ja siiamaani kõik eestlased ütlevad saldejums selle peale, mis tähendab jäätist. Aga nad ei oska ka, no okei, nad oskavad jäätist teha, aga uskuge mind, Eesti jäätised on paremad. Ja Eestis minu meelest on ka suurem valik ja et vaat sulle saldejumsi rahvast. Kõik muu on Lätis parem kui Eestis, aga grilltooted ja jäätis, see neil ei tule välja. Tšekkige seda, mis Olger mulle andis. Olger, räägi, mis see on? See on puhastusvahend. See on puhastusvahend ja mida sellega puhastatakse? Nägemist. Sellega puhastatakse silmi. Et sa näed, kuhu lõita. Olger, näita, kuidas see töötab. Tule siia. Võtad selle ja lased peale. See on mingi etanooliga või? Fui, on jah. Türa, vabandust. Ja nüüd ongi puhas või? Kas sa pead õõruma? Millega sa õõrud? Kas või sellega? Kas või sellega. Võtab sul kärpsed eest ära. Ma olen kasutanud seda nippi, et ma olen selle sama asja võtnud. Ma olen selle märjaks teinud kraani all. Laotanud selle siia peale, kui on nagu ilgelt kuivanud kärbsed siin peal. Lased seista mingisugune 5 minutit. Siis võtad selle pealt ära. Ja siis see tuleb koos kärbestega ära või kui midagi jäigi sinna, siis lased vee alt üle ja lahti leotad. Ja leotad lahti lihtsalt ja ka märja WC paberiga leotad lahti rahulikult. Et niisama voolav vee all siis jäädki sinna voolama, aga kui sul ei ole... See on antifoog ka. Ja see on antifoog ka, seda peaks sissepoole ka panema või? Mul sissepoole tekib see kuradi foog, kui vihma sajab. Siis on see nagu veel parem kui lihtsalt puhastus. See puhastus on ka väga hästi. Paneme siis ühe purtsu, aga kui see läheb siia kummi peale, siis ma kuradi hingan päev läbi mingit metanooli sisse endale või? No ta peaks ära õõrustama. No, proovi, et sa ei pane. Ma proovin üldse mitte panna sissepoole. Igaks juhuks. Kuigi udu tekib ju tegelikult sissepoole alati, mitte väljapoole. Kui ta on antifoog, siis ta on ilmselt mõeldud sissepoole panemiseks. Ikka on, nii kirjas, ma ei mäleta, ma kuskilt Motonetist selle ostsin kunagi, nii kaua mul. Nii, Motonet, okei. Kui ma päev läbi imelik olen, veel imelikum kui muidu, siis on selge, et Motonet on mu ära mürgitanud. Nii. Kahjuks ei näe, mis siin sees on enam. Vägev. Uued silmad. Kolmanda päeva esimene sellisel katsumisega maastikule minek. Ja maastik on märg. Euroopa. See läheb sügavaks. Nii jätkub on kõik väga hästi, aga mul eelaimus ütleb, et see on sissejuhatus sellele õudusele, mis meid ees ootab. See äär, põhi oli kõva vist või? Natuke vajus. See läks päris sügavaks jah.
tulla. Ja rohkem ma kardan siukeste kohta peal, kui nagu külili paned ratta vee alla, et siis tõmbab õhku. Et see on see jama. Ja. Rõviseb kaiga sees kinni. Ei ole kuskil mingit võõrkeha. Siin, vaata, kas saad ka? Läti teki järel õige koht. Rasnas lõus. Ja väikese ühtesõnda kaudu. See läheb enam. Muidu läheb sedasi. Nii tegid muda pärast selle pärast. Me peame ümber pöörama, aga istume korraks siin varjus või laseme ratastel puhata. Annaks vett. Korraks siit oleks ilus minna mööda kallast.
ma võtan teid kaasa ja näitan teile ühte asja. Naakom Kalmsi. Ja kui te küsite, mis on Naakom Kalms, siis ega ma ei tea seda ise ka täpselt. Aga siit trepist tuleb üles minna. Siit trepist, jah. Väga kõrge trepp. Ja seal üleval pärast kõiki neid katsumusi ongi Naakom Kalms. Lähme vaatame. Ma teen lülituse tagasi siis, kui ma olen üles jõudnud. Nii, almost there. Mis ma siin näen? Kilimüür. Kas see ongi Naakom Kalms? Oi. Aha. Siin peab midagi veel olema. Ja midagi ongi. Siukene. Eks siin oli mingi vana kindlus. See on küll hea koht, kuhu kindlust teha, sest et keegi ei valluta seda, sest mitte keegi ei viitsi nii kõrgele ronida. Selle nii väikse asja pärast nagu kindluse vallutamine. Aga vaadake nüüd. Hopsti. Oi. Siuke vaade avaneb siit. Lätimaale. Lätimaa on ikka ilus. Ja selle eemal on siis Läti suurimaid järvesid. Et kuna siin kandis merd ei ole neil, siis kogu turismivärk ja käib ümber selle järve. Ja selle järve nime mina ei oska praegu öelda teile. Aga kuskil Reedekini lähedal see on. Vot, siuke Naakom Kalms siis. Siukse koha peal oleme nüüd Lätis. Ma arvan, et see on Läti kõige... ma olen lihtne mees, ma ei oska muud öelda, kui see on Läti kõige tuusam kirik. Võib-olla see pole isegi kirik, see on vist klooster või midagi siukest. Igatahes on see päris imposantne, isegi kui sa ei ole seda usku või midagi siukest, siis arhitektuurilises mõttes on ju täitsa tore asi tehtud. Nüüd lükkan natuke ratast ära, ma foto jaoks parkisin keset vöötrada. Siukene värk on siin ka lisaks sellele suurele kirikule. Aga siia ei tohi sisse sõita, siin on kuri koer. Koera ei tohi võtta siia, suitsetada ei tohi. Kurja koera siin ei ole vist. Siin ei ole üldse koera. See ongi Kuningamägi, jah. Mingid pistust on siin Kristusega. Läksin.
sõitisime. Seljakott täis tekki. ja midagi head ei ennust. Vot siukse possu koha leidsime. Siin on harjuolune, täitsa tutikas, pingiga. Eemal on vana lõkkase ja vana pink lauaga, mille äärde on tehtud uued pingid. Ja siin on isegi mõned puud on veel lõkkasena veel alles ja järv. Ja kala mängib. Või on see vihm ja kala. Ja. See on boss koht küll. Nende terviseks, kes tetil. Kui raske see on, Olgar? Ei tea, miks mul seda olen iga kord erinevad. Aga on lahe. Külmõlle oli ikka külmõlle, aga ei saa nurta. Selle eest on meil selle reisi kõige ägedam kämp on praegu meil. Nii hästi pole läinud. Palju kehvemini on läinud. Siin isegi ei tule keegi hommikul trimmeriga või ei alusta muda rahvaste palli. Siin on mõnus. Päris kämping. Kunagi, kui ma laps olin, siis ma mäletan, et oli väga populaarne kaubaartikkel oli saunajuust. Ja nüüd saunajuustu mul ei ole, aga ma valmistan siin enam-vähem midagi taolist. Ma valmistan siin suitsusokke, et need on päev läbi vettinud ja haudunud sokid ja siis ma riputasin need siia tule kohale. Ega nad väga palju kuuma ei saa, natuke siit tuleb sooja ja ka siit tuleb ka kõvasti siukest suitsu või tossu. Et siukseid asju teen siis praegu. Ma ei saa lubada, et ma need ära söön pärast. Tõenäoliselt ma panen need ikkagi jalga ja söögiks on mul teised asjad. Aga me peame kihla millegi üle, kui midagi kaotad, siis pead sokid ära sööma. Ma ei tea, kas ma siukest kihla võtaksin vastu. Ketšupiga muidugi põhimõtteliselt võiksin need ära süüa, et ketšup on nagu Smith & Wesson, et see teeb kõik võrdseks. Ja vaat siukses looduskaunis kohas mu sokid siis kuivad. Ma olen siin juba 3 päeva läbi märgade jalgadega olnud. Et nüüd on võimalus äkki lõpuks saada mingid kuivad sokid hetkeks jalga hommikul kuni esimese vee ületuseni. Mis me veel täna saime, Olgar? Mis me tegime? Mis me oleme ära pidanud tegema, et siuksesse kaunisse kohta jõuda? Vaatad kaarti. Äkki kaardi pealt meenub, kus me tulime. Kämpisime eks seal Reesekni ees. Või mitte Reesekni ees, vaid seal Reesekni maantee ääres. No siit tulime peale. Kõik selle otsa. Siin on ikka tavaline kruusakas minu. Ja pärast seda uputamist nagu polnudki midagi enne Reeseknet. Reeseknes tegime ühed kebaabid.
ja siis panime edasi. ja siis tuligi see hull tee siin. Mis selles tee peal hull oli? no see oli see ligane peale seda. Peale Reesikut tuli ja mingi... tuli see üles-alla vagudega. Jaa, seal oli nii muda kui vett ja see üles-alla. Ja siis tuli pikad kruusakad minu arust. Siis ei olnud enam midagi nagu, jah. Ja siis hakkas siia suure järve juurde jõudsime. Ja see oli see looduskaunis järv, neil siin see... Seal ka midagi oli või? Seal järve ääres midagi keerulist? Ei olnud vist. Mäletan. Ümber selle. Siis oli minu arust ka kruusahunnikud, kruusateed. See Makon, see oli see... Jaa, see kõrge torn selle otsas, kui me vaatab Saksapärane, Saksa-aegne kindlus vist oli seal kindlus. Oligi kindlus, no müür oli, jah. Ja siis tuli see basiilika ja nüüd hakkab see järvistu ja see suur... Ja me oleme praegu siis, kus me oleme? Me oleme Teti ääres ja oleme selle koha peal, kus see Tet teeb sellise terava nurga sisse suure järve ääres. Jasinks. Ma ei tea, kui suur, kui niimoodi vaadata, siis ta ei ole midagi. Siis ta ei ole väga suur, jah. Suur järvistu on siin. Ja. Seal on palju igasuguseid järve. Järve. Aga... Ja käisin ujumas, kuna käisin ujumas, Volga käisin ujumas, mina käisin ujumas. Vesi on väga mõnus ja värskendav oli pärast seda päeva. Ja mina ütlen küll praeguse kogemuse peale, ma täna mõtlesin päris mitu korda, et ma ei tea, kuidas sulle, Olger, aga mulle tundub, et mulle see Tett meeldib siin rohkem kui see rannikuäärne Tett, et see on niisugune põnevam minu meelest, et siin on kruuse ka, aga enne seda, kui sa jälle kruusa peale saad, on jälle mingit kuradi niisugust pusimist ja asja, et kuskil mudas või vees, et selle ranniku ääres oli lihtsalt ilus oli, aga niisugust nagu challenge'id nagu väga ei olnud. See ala just on äge, just see suur rahvuspark, mis siin on. Jaa. See ei ole praegu oli ju, ei, võt ma ka ei mäleta, mul nimede peale on ka väga kehv mälu, aga jah, rahvuspark, et siin on niisugust kuradi metsateid ja värke ja luhtasid ja et mõnus on siin lasta ja vaheldusrikas, jah. Et siuke päev, täna on siis 3. päev rajal või? 3. päev on õhtusse. No esimene päev oli, me läksime alles õhtul, jõudsime Lätis enam-vähem hilisel pärastlõunal. Eile oli täis pikk päev ja täna. Ja sinna kuradi Valgevene piirini polegi siit midagi enam, see on mingi 120 kilti või midagi siukest vist, jah, et saab sinnamaani ära, siis vaatab, mis edasi saab. Et võib-olla homme juba jõuame sinna. Täna õhtusöögiks on siuksed kuninglikud, suisetatud, marineeritud poolkoivad. Lasin need lõkke peale soojaks ja lisaks tegin nendele, küpsetasin leiba, ajasin leiva kõvaks kuumuse käes ja hõõrun sinna küüslauku peale. Ise tehtud küüslauguleivad lõkke peal. Väga mõnusad. Ja mis nendesse kanadesse puutub, siis kui ma hommikul rääkisin, mida lätlased teha ei oska, siis näiteks kana oskavad nad väga hästi marineerida. See on neil väga mõnus. Parem kui Eestis. Vaat nii. Head isu mulle.